Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Täismäng on Jyvaskylas legendaarses paviljonkis, kus on Soome MM-ralli keskus olnud juba aastaid ja algamas on siis järjekordne MM-etapp ja meie põhifookus sellel rallil, nagu läbi selle hooaja on olnud WRC2 kihutamisel, kus Eesti mehed on väga kõrges mängus ja eelkõige siis Robert Virves ja Jakko Viilo, kes on seni sõitnud nii-öelda WRC2 punktiarvestuses 3 rallit ja kõik need rallid ka võitnud Keenias, Kreekas ja Rally Estonia ja siin on neil nüüd 4. ralli. On neil siis koos 3 ralliga 75 punkti ja võib öelda, et nad on nii-öelda virtuaalsed MM-sarja liidrid, kuigi punktitabelis asub Roope Korhonen neist eespool 4 punktiga, aga samas Korhonen on sõitnud juba 5 rallit, nii et tema jaoks on see punktiseis võrreldes Virvesega palju kasinam. Tegelikult on Virvese põhikonkurent praegust nende rallide põhjal hoopis Teemu Suninen, kes on sõitnud samamoodi nagu Virves 3 rallit, on koos tal 59 punkti, ehk siis 16 punkti vähem kui Virvesel ja neil on võrdne arv rallisid sõita veel, nii et tuleb põnev võitlus ja siin juba Soomes kindlasti on oluline, kumb neist meestest on eespool, aga oluline on ka see, kuidas siis Korhonen sõidab, kuidas sõidab näiteks Leo Rassel, kes on 4 ralliga kogunud 60 punkti, ehk siis 15 punkti vähem kui Virves ja siis on Alessandro Cacon tegelikult 3. kohal, keda Soomes stardis ei ole, aga keda peab veel jälgima, on hoopis Nikolai Gräzin, kellel on koos 56 punkti sõidetud 4 rallit, nii et siin ütleme, see tabeliseis on tegelikult tihe ja tabel ei ole väga ülevaatlik, et ega siin nendest, mis ma praegu ka ette lugesin, võib-olla ei saanudki selgelt aru, et kes on siis kes, aga meie jaoks on tähtis see, et Robert Virves on võitnud 3-3 ja siin Soomes on võimalik tal teha siis nii-öelda 4-4 mullu. Aasta tagasi nad siis tulid samamoodi Virves ja Viilo pärast Rally Estonia võitu Soome olid siin 3. ja toona edestas neid ka näiteks Jari-Matti Latvala, kes on samuti seekord Soomes stardis ja näiteks testikatsel täna varahommikul, täna me siis räägime neljapäeval praegu seda juttu, oli väga kiire, aga tema ei võta WRC2 punkte, küll aga siis Rally 2 arvestuses sõidab ja loomulikult mehi endid huvitab ka see, kes selles arvestuses kõrgema koha saavad. Aga vaatame nüüd kõigepealt, kuidas Virves sellest rallist rääkis, kuidas ta on selleks ralliks valmis ja mis mehi ees ootab. Soome MM-ralli on algamas, kiiruskatsed on läbi sõidetud, üle vaadatud. Palju on uut võrreldes eelmise hooajaga, et kuidas need teed sulle tervikuna tunduvad? Teed on lahedad, nagu Soomes ikka ja eriti ma ütleks, need uued katsed annavad kindlasti palju juurde, et päris korralik nädalavahetusel ees ootamas. No, kui me rääkisime, et Rally Estonial oli kõva konkurents, siis siin Soomes on veel kõvem konkurents, et siin on sõitjaid veel rohkem, on soomlased oma kodus. Mis mõtete või taktikaga siin starti üldse minna sinu positsioonist just praegu? Eks ma oma peas üritan nagu teha nii nagu ikka, et loomulikult anname endast parima ja jooksvalt vaatame, et kus me oma järjega oleme, et loomulikult tahaks ja peaks olema võidukonkurentsis, aga eks see sõidu käigus selgub, et kui palju me selleks peame riskima või kui palju ei pea, et suur pilt on ikkagi nii-öelda punktide peal. No 3 nii-öelda arvesse rallist 3 võitu, et selles suhtes maksimumpunktid on käes ja peab lihtsalt jälgima, mida siis konkurendid, kes on punktitabelis nagu lähedal, ka teevad, et vastavalt sellele tuleb oma taktikat ka valida. No just, aga ütleme, see taktika on suures pildis teada. Ma usun, et soomlased kindlasti või ütleme üleüldiselt
ma usun, et see jätkub sealt, kus see pooleli jäi viimati, et kindlasti tuleb jälle korralik võidusõit, et ma usun, et omajagu uusi katseid kindlasti teeb asja põnevamaks ja üleüldiselt ka ma usun, et katsed on ka keskmisest võib-olla keerulisemad, et ma usun, et Eestiga võrreldes on päris palju tehnilisem ralli. No aega pärast Rally Estonia lõppu oli just 1,5 nädalat nüüd siia tulekuks. Mis sa teha selle aega jõudsid, palju sa puhkasid, palju läks aega nüüd selleks ralliks valmistumiseks? Ega see läks nii kähku, ega ma ei mäletagi, mida tarka tehtud sai, et korra sai kodus käidud ja ega tavapärane. Tegid veel mingi testisõidu ka või kuidas sa selleks ralliks jõudsid valmistada? Ja, laupäeval tegime väikse testipäeva ka koha peal. Kui palju autot oli vaja võrreldes Rally Estoniaga ringi sättida? Mingid asjad on ju sarnased, mingid asjad võib-olla mitte, aga kiire ralli igal juhul, et kui palju sa pidid autot parandama? Ütleme, suur pilt on, ma arvan, väga sarnane sellele, mis meil Eesti ralli lõpuks auto oli, et suht koht sama, aga alustame nüüd ka. Rally Estonial sa rääkisid ka, et võib-olla ei olnud esimestel päevadel autoga päris rahul, et see tähendab seda siis, et lõpuks oli nii hea, et ei ole mõtet väga üle nüüd pushida. Jah, ma usun, et see võiks olla siuke seade, mis kindlasti töötab, et kindlasti auto taha ma usun, et ei jää midagi. Jaspar Vaher, meie noor talent, kes mäletatavasti Rally Estonial ei suutnud rallit lõpuni sõita, sõitis teelt välja, auto katki ja jäid väärtuslikud kilomeetrid saamata, on siin Soome rallil taas stardis ja tegelikult see on talle õnnelik paik Jyvaskyla. Napp 1,5 kuud tagasi võitis ta siin Soome meistrivõistluse etappi, edestas Esa-Pekka Lappit, kes seekord siin sõidab ju WRC autoga. Nii et olud on tuttavad, on Vaher Soomes sõitnud ja vaatamegi nüüd, kuidas ta on Soome ralliks valmis, millised järeldused ta tegi Rally Estoniast ja mis taktikaga või mis mõtetega ta läheb seekord starti. Jaspar Vaher, Soome MM-ralli on algamas, kiiruskatsed on üle vaadatud, nagu ütleme kogenumate sõitjate jaoks siin on palju uusi momente ja katseid, siis sinu jaoks nagu nii kõik uus, et mis mulje sulle rajad on jätnud? No ma olen üldjoontes päris keerulised katsed, et kindlasti väga nõudlikud ja nagu ka oodatud, siis väga kiired, et võrreldes siis eelmise ralliga minu jaoks kindlasti kordades keerulisem, et nii legendi kirjutamine kui ka sõitmise poole pealt, et just see teepinnase lugemine on keeruline, pluss nukke on, ma arvan, 3 korda rohkem kui Eestis oli, et kindlasti väga keeruline ja jah, nagu sa ütlesid, siis minu jaoks kõik uus. No samas sa oled ikkagi Soomes sõitnud ja napp 1,5 kuud tagasi siin samas Jyvaskylas ja tegelikult võitsid Soome meistrivõistluse etappi, tõsi, kiiruskatsed olid küll teised, aga põhimõtteliselt mingid sarnasused ikkagi on olemas, et sealt mingid kogemuse pagasid on sul võimalik ikkagi kaasa võtta. Ja absoluutselt jah, et eks ikkagist sõit on ju samasugune, teed on üldjoontes ka sarnased, autoseadistus on sama, et selles mõttes on kindlasti hea, et me saime selle ralli teha veidi aega tagasi, et kindlasti annab päris hea põhja, aga MM-ralli on ikkagist natuke teine ja katsed kindlasti, ma arvan, erinevad ka natuke, aga ei midagi liiga suurt. No kuidas sa siia rallile nüüd vastu tulid? Ei taha muidugi vana asja väga meenutada, aga Rally Estonia läks nagu läks, et kas see sundis sind selle ralli jaoks näiteks legendi koostes natuke konservatiivsemat asju võtma või ei ole sellist vajadust, et tuleb ikkagi teha nii, nagu sa oled harjunud ja kõige paremini ennast tunned? Ma arvan, et tuleb ikkagi jätkata nii, nagu me oleme alati teinud, et loomulikult seekord üritan paremini, aga jah, ma arvan, mingit suurt muutust sisse teha ei ole vaja. Et pigem võib-olla, kui siis see muutus tuleb teha enda peas kuidagi, mida võib-olla tuleks natuke muuta, aga ma arvan, kõik muu võiks ju samamoodi toimida. Kuidas see 1,5 nädalat sinu vaates välja nägi, mis nüüd Rally Estonia selle Soome ralli vahel oli, et mis töö
sul teha oli? Ega väga palju ei olnudki, et mingeid katseid üle vaadata, mis on eelmistel aastatel sõidetud, erinevate sõitjate omad ja ega suurt palju midagi muud ei olnudki, et natuke mõned päevad puhata ja ega siis tulimegi juba eelmise nädala lõpus siia ja siis oli väike test meil ja nii ta läks. Kui palju sa autot pidid muutma võrreldes Rally Estoniaga, et on teed küll samamoodi kiired, aga erinevused teatud on olemas, et päris sama masinaga ikkagi vist ei saa tulla või? No minul isiklikult on tegelikult põhimõtteliselt täpselt sama, et mingi väga väike muudatus, aga tegelikult üldjoontes on auto samasugune. Lõpetuseks, mis eesmärgis endal oled siin rallil seadnud? Hea küsimus, otsest eesmärki ei ole. Võib-olla selline hea vastus oleks, et üritaks oma asjadega hakkama saada, et üritaks mitte teiste asjade peale mõelda ja tegeleks sellega, mida ma ise kõige paremini oskan ja eks siis vaatame, kuidas meil läheb. See ongi väga vastus, edu sulle! Aitäh! Ja veel 3 Eesti kihutajat on WRC2 autodega sõitmas. Romet Jürgenson, M-spordi mees, kes on sõitnud kaasa kogu selle hooaja. Võib-olla tulemused ei ole olnud nii head, kui on loodetud, aga tundub, et selle autoga väga palju paremini ka ei saa. Lisaks siis Patrik Enok ja Joosep-Ralf Nõgene, nii et vaatamegi nüüd järjest ära, mida need 3 meest ralli eel rääkisid. Patrik Enok, Soome MM-ralli on algamas, teine sinu karjääris MM-ralli, aga samas võib siin pidada nii-öelda Soome meheks, ehk siis Soome tingimused peaks olema sulle hästi tuttavad ja ilmselt ka sobilikud, et kui hea tundega sa nüüd rallile vastu saad minna? No üldiselt on jah, selline 1,5 hooaeg on siin Soomes enamasti sõidetud, et võiks olla nagu suhteliselt kodune, aga eks need Jyvaskyla teed ikkagi erinevad sellest, mis me muidu oleme siin Soomes kogenud, aga ei üldiselt ma arvan, see pinnas ja teeprofiili mõttes mingil määral on ikka niisugust head või kodust tunnet. Me Jaspar Vaheriga rääkisime ka 1,5 kuud tagasi, oli siin Soome meistrivõistluse etapp, et palju sealt saab kaasa võtta. Sul oli niisugune mitte just võib-olla kõige parem sõit toona, et kui palju sa sellest sõidust siin kaasa võtad ja kui palju sa tead, et sa pead midagi muutma? No ja võib-olla seda pidamise või sellist mingisuguse tunnetuse asja saab siia üle kanda, kuigi jälle siin on teine ref ja nüüd on jälle tehtud mõningad muutused autol, et mingisugune kogemus on olemas, et mis ei olnud nii hästi, et äkki saab nüüd kuidagi seda siis paremini meeles pidada ja siis neid asju muuta. No Rally Estonia oli 1,5 nädalat tagasi. Mis vahepealne aeg sinu jaoks tähendas, kuidas see ettevalmistus välja nägi? Üldiselt ma olin hübriidsõitjast ja mehaanikust, et pidime garaažis olema ja ikkagi ette valmistama selleks etapiks, et selles mõttes, et on olnud üsna tihe, aga nüüd siin Soomes sain 2 päeva natuke puhata ka, aga üldiselt on niisugune rallilainel kogu aeg olnud, et kas tegeled autoga mehaaniku rollis või siis tegeled videode ja muude asjadega, et üldiselt on suhteliselt tihe olnud, aga ma ütleks, et olen praegu väga puhanud. No mis eesmärke sa enda jaoks siin Soome MM-rallil sead, et sul on Rally Estoniast ju mingi pilt olemas, kus sa selle WRC2 klassi mõistes asetsed, mida sa siit ootad? Ma ütleks, et isegi siin on võib-olla keerulisem endale sellist eesmärki panna, et kuigi ma natukene ütleks, et ma võiks tunda ennast Soomes vähe kindlamalt, just teede mõttes, aga teisest küljest ma jälle ei tea, et ma ütleks, et pigem on selline veidi teadmatus, et tuleb lihtsalt algusest minema hakata ja siis näha, kus see päris kiirus baseerub meil, et jah, eesmärk on kindlasti jälle endast maksimum anda ja võib-olla vähem vigu teha, et nüüd see Rally Estonia kogemus on suhteliselt tugev all ja värske, et just mida teistmoodi teha, kas siis vaimselt või üleüldiselt sõidus, et jah, ütleme, see Rally Estonia andis väga hea kogemuse ja baasi, et siin neid asju parandada. Kas võib öelda, et vaimselt oled sa paremini valmis kui Rally Estonia jaoks siis? Ma usuks küll jah, et just see, et üks MM on selja taga ja võib-olla kodusel MM-il ikkagi mingil määral seda tähelepanu ja pinget on rohkem, et siis siin on selline natuke vabam olla,
võib-olla pilkus ei ole nii palju sinu peal, et siis saad rohkem oma asjale keskenduda. Okei, edu. Robert Jürgenson, järjekordne MM-ralli on algamas. Sinu jaoks on olnud viimasel ajal head uudised vähemalt avalikkuse ees, et saad ka järgmistele MM-rallidele minna. Mis eesmärkide või tunnetega nüüd siia Soome siis vastu lähed? Ja iseenesest teed mulle meeldivad ja karakter võiks sobida, aga ma arvan, et see ralli tuleb võtta nii-öelda loogilised eesmärgid ja võib-olla keskendudagi rohkem oma asjadele ja sellele, mida tiimikaaslasega koos teha, et jah, hetkel see seltskond siin ja kõik on väga tummine, et ma arvan, et tuleb keskenduda oma asjadele, et võib-olla uutele katsetele ja kus saab võib-olla nii-öelda rohkem suruda ja nii teha. No miks ma rõhutasin neid uudiseid, et saad Lõuna-Ameerika tripile ka minna, et teatud pingeid võib-olla on selle võrra nagu vähem, et me oleme rääkinud ka läbi hooaja, et ei ole asjad nii hästi välja tulnud ja võis arvata, et võib-olla ka tiim ei ole päris rahul äkki, aga tegelikult siis ütleme, töö läheb ilusti edasi ja saad sükse töörahuga ka siia rallile peale minna. Ja see kindlasti on hea nii-öelda, et me teame, et sinna läheme ja ikkagi asju toimub, et vahepeal lähme veel ühele Šoti rallile ka, mis järgmine aasta kalendris on, et nii, et selles mõttes selles plaanis on pigem okei, jah. Eks sõitan ikka ju tahad seal kõige kõrgemas tipus heidelda ja eks see on alati eesmärk, aga hetkel ma arvan, vaadates, kus me Estonial olime, et siis tuleb ikkagi realistlikult peale minna ja loota lihtsalt, et jah, võib-olla mõni katse sehvatame. No iseenesest auto on enam-vähem sama, mis Rally Estonia ajal või said teha mingeid muudatusi ka? Me mõtlesime erinevatele asjadele, tiimikaaslasel oli test, kus ta tegelikult ka võib-olla leidis mingi sükse okei suuna, et nüüd testikatsel proovime ja vaatame, eks näha ole. Aga kindlasti midagi liiga suurt ei saa teha, aga jah, nagu ma ütlesin, ma arvan, seekord mentaliteet on vähe teine, et keskendume oma asjale. No Soome ralli klassika, mis sul siin kõige rohkem meeldib? Ma arvan, seekord, mis meeldib, ongi see, et väga palju on uut või nii-öelda, et kindlasti on sõidetud seda mingil ajal ja vanad ässad on neid sõitnud, aga ma ei tea, selles mõttes jah, ma arvan tunne, kui legend klapib ja üle nende nukkide selline naturaalne flow tekib nii-öelda, et see on, ma arvan, seda tunnet mujal rallil ei saa ja kui selle saaks klappima, ma arvan, siis on juba väga hästi. Ehk siis on oodata selliseid lennukaid päevi, see on otseses mõttes? Ja lennukaid kindlasti, et siin on jah, ma arvan, mure ongi selles, et tihtipeale ei saa aru, et mis nukk see viskab ja mis ei viska, et selles suhtes seda on nagu väga raske lugeda. Aga edut? No mis on selle Eesti Rally Estonia ja Soome ralli, ütleme, kõige suuremad erinevused, et kõik ju mõtlevad, et teed on ju kiired ühtemoodi talt põhja ja hüppad ja sõidad, aga tegelikult see vahe on ikkagi ju olemas reaalselt. Ma arvan, et kaks kõige suuremat erinevust on see, et esiteks pinnas on ju kardinaalselt teine Soomes. Et kui Eestis on meil võib-olla rohkem liivane, võib-olla on ka niisugust abrasiivsust, aga see ongi niisugune liivakivi või midagi just nagu nimetada või niisugune klassikaline kruus võib-olla, kuidas me mõistame seda, siis Soomes on ju teed tegelikult kõik graniitpõhjaga ja veel abrasiivsemad, mistõttu seal see pidamine on kordades võib-olla parem kui Estonial, eriti esimesel läbimisel. Ja teine suur vahe on see, et ikkagi nii-öelda neid vertikaale või siis nii-öelda kõrguste vahesid katsel on palju rohkem ja seda selles mõttes, et mitte nagu, et me roniks kuhugi mäkke, vaid lihtsalt nukke, trampliine, teravaid hüppeid on rohkem kui Estonial ja ütleme, olugi, et me teame, et Estonial on palju hüppeid, siis seal on see kuidagi loodusega käib kaasas Soomes teeprofiil, kui Eestis on võib-olla need rohkem sellised tehislikult aretatud, et jah, ma ütlekski, et see teeprofiil ja pinnas on ikkagi kardinaalselt erinevad. Kui erinev peab siis auto olema nende erinevate asjade jaoks just, et seesama, mis sa rääkisid, see kõrguste vahe ja kõik see, et varasemalt sa Soomes on nii palju sõitnud ka, eks ole, et see kogemus on nagu olemas ja ka inseneridel on see kogemus olemas, et kui palju seda muutusi tuleb sisse viia siis? Ütleme, peamine muutus vähemalt meie seadistuste puhul on see, et me Soomes võib-olla sõidame sammu võrra pehmema autoga kui Eestis. Ja ühtlasi siis tulebki natuke mõelda sellele,
et auto võtaks neid hüppeid ja niisuguseid kurviga hüppeid paremini vastu, sest et Eestis sa ei saa ainuüksi ümber hüpeta oma autot seadistada, sest et sul on nii palju rohkem tegureid võib-olla, mis on olulised, aga samas Soomest tuleb selle peale natuke rohkem mõelda. Ja pluss siis lisaks võib-olla, et seda pidamist natuke auto saaks paremini ära kasutada, siis natukene tuleb ka diffreid muuta, et see mehaaniline pidamine toimiks võib-olla efektiivsemalt. No vähemalt nii palju, kui eestlasi huvitab WRC2, huvitab üldist rallimaailma ikkagi WRC-sarja seis ja see, kes tuleb tänavu maailmameistriks ning võitlus on taas väga tihe. Tõsi, seda võib nimetada ka Toyotate meistrivõistlusteks, sest et 5 esimest meest enne Soome rallit on kõik Toyota sõitjad ja Soome rallile stardib siis esimeselt kohalt Elfyn Evans, kellel on koos 177 punkti ja temale järgneb Takamoto Katsuta. Kolmas on Sami Pajari, kes sai Rally Estonial oma karjääri esimese WRC ralli võidu. Edasi Sebastian Ogier ja Oliver Solberg. Et kui Evans on natukene eest ära, seal on 25 punkti vahet Katsutaga, siis järgmised mehed on kõik paarikümne punkti sees ja parimad Hyundai mehed ehk siis nii-öelda mitte Toyota sõitjad Thierry Neuville ja Adrian Fourmont on võrdselt 111 punkti peal ehk siis kaotavad 24 punkti siis 5. kohal olevale Solbergile ehk siis selgelt Toyotate ülemvõim on olnud ja miski ei ennusta seda, et see siin Soomes peaks muutuma, seda enam, et Toyota tiim on ju aastaid olnud siin Soomes just paiknenud, nende teede peal on see auto üles ehitatud ja Toyota sõitjad siin on alati väga kiired ja nüüd ongi huvitav küsimus see, kas Sami Pajari, kes Rally Estonia võiduga tõusis selgelt nagu uuele tasemele, suudab seda korrata ka siin Soomes, no see oleks muidugi noorele soomlasele väga kõva saavutus. Teadupärast oli aastaid, kui Soome rallit võitsidki peamiselt soomlased või siis Skandinaavia sõitjad. Viimasel ajal on ikkagi tulnud ka muid võitjaid, on siin eestlased võitnud, Marko Märtin, Ott Tänak, on Sebastian Ogier võitnud, Sebastian Loeb mingitel aastatel, Elfyn Evanski on siin olnud võidumees, nii et neid mehi, kes võivad võita, on muidugi palju ja palju sõltub sellest, kuidas see võistlus ardema hakkab. Kas näiteks tuleb vihma, mida laupäevaks või ka homseks natuke siin reedeks lubatakse, kas see muudab näiteks Evansi esimeselt kohalt startimise natuke kergemaks või peab ta jätkuvalt olema siis teepuhasta rollis, millega ta ei ole ei tänavu ega ka eelmistel aastatel väga hästi hakkama saanud. Mäletatavasti oli ta ka mullu MM-sarja liider, pikalt pidi kogu aeg ees startima, aga ei saanud ees sõites piisavalt hästi hakkama ja lõpuks ta selle maailmameistritiitliga nii ära kaotas. Erinevalt näiteks Sebastian Ogier'st või me mäletame Ott Tänak, kes olid mehed, kes suutsid ka kruusarallidel ees startides olla ikkagi piisavalt kiired esimesel päeval, et siis laupäevase pühapäevase päevaga tõusta kas ralli võitjaks või väga kõrgel positsioonil. Nii et ees ootab väga huvitav kihutamine ja juba siin neljapäeva õhtu siis legendaarse Harju kiiruskatsega, mis on kõigi Hüvasküla inimeste suur lemmik, kus on meeletult rahvamasse alati koos, hakkab see ralli siis pihta. No sõidu mõistes see kiiruskatse midagi väga palju ei määra, aga siis juba reede hommikust on ralli täitsa uued kiiruskatsed, kus pole sõidetud, on palju katseid, kus pole ammu sõidetud, on palju katseid, mis on teistpidi võrreldes näiteks ka eelmise aastaga, nii et tuleb põnev ralli ja püsige täismängu kanalil, toome teieni siit ralli kommentaare.